hurraki vastab õun. Selline mees mul on. Täpselt nagu oleks õun, õunasüda. Käes on järjekordselt meeletult pika ja külma talvenädala algus. Me oleme sel korral Hindrekul väga toimekad. Meil on juba kaminasaalis 13 noort, kes tahavad kuulda Eesti veinist. Ma tulin veel põgenesin korraks siia tuppa, et alustada selle nädalase vlogiga, sest mul on plaan olla sellel nädalal väga produktiivne. Ja vaatame, kuidas see välja tuleb. Hommikul ma panin juba üles ühe Instagrami riili ja leppisin siis tõsiasjaga, et minu ametinimetus võib olla sisulooja. Millegipärast mul oli siiamaani kogu aeg selline tunne, et see ei ole nagu päris õige asi. Seda ikkagi ei tee. Täiskasvanud inimesed lambist ei hakka. Ei otsusta, et nad nüüd hakkavad sisuloojateks, aga noh, paraku ma juba päris tükk aega sellega tegelen ja ma arvan, et see on täpselt sama asjalik amet nagu iga teine. Ja vot sellise vaibiga lendangi ma peale sellele nädalale ja sellele elule. Lapsed on meil Tallinnast, ma lähen korjan nad täna pärast seda veinikoolidest peale. Läheme Neeme, kus ma pean lõpuks ära koristama oma magamistoa. Ja meil peaks toimuma ka siin Hindrekul väikeseid ümberkorraldusi. Nimelt see lastetuba saab täiesti uue näo. Siin on sorry praegu, tegelikult see ei ole üldse nii segamini juba ammu olnud. Lihtsalt kuna mul oli eelmisel nädalal enda magamistoas pildistamine, siis vaadake, tuba on meil jätkuvalt korras. Oh my god, ma nii väga armastan korras tube. Nii et saab jälle siin majas midagi ilusamaks. Ehk siis vaikselt samm-sammult hakkame pihta ja teile jääb ainult vaatamise rõõm. Minule jääb pakkimise, koristamise, lahti pakkimise, mööbli kokkupanemise, uue voodipesu panemise, teismeliste laste mitte rahul olemise ja kõige selle haldamine. Aga noh, saame hakkama. Siin ongi siis kõik õpihimulised noored, kes tahavad teada veinisaladustest. Ja kõige tähtsam õpilane Janet, kes saab ka täna teada ühte koma teist, mida me siin sisse joodame inimestele. Ja vaadake, kas me ei jäta professionaalset muljet. Tund on alanud, lapsed on vaiksed. Tere tulemast siis Hindreku tallu. Mina olen Tuuli. Mina võin öelda, et ma olen siis põhimõtteliselt teie kooliõde olnud kunagi. Kuigi ma loodan, et teil ei lähe nii, nagu minul läks. Mina ei lõpetanud. Nagu ma ütlesin, siis 10 aastat tagasi hakkas mõnes mõttes, nagu 10 aastat tagasi saab öelda, et tekkis minu peas arusaam, et siia tekib mingisugune turismitalu moodi asi. Aga mulle tundub, et mu abikaasal oli see salaplaan juba tükk aega. Sellepärast, et ma ei olnud me olid väiksed lapsed ja ma ei olnud selline nagu väga suure hurraaga siia maale tulija. Esiteks ei näinud see kõik välja selline nagu praegu, vaid siin oli vana talumaja. Näiteks kui mina esimest korda siia tallu tulin, siis seal akna asemel oli uks ja ma astusin sisse lauta. Nii et palju õnne, te olete tegelikult laudas praegu. Ja see oli, tuletan meelde, üks päev enne pulmi ja meil kuivas pesu seal õues. Ja see läks nii närvi. Meil on siin homme pulmad, teil on siin pesu laiali. Siis ma mõtlesin, et issand, kas nii hakkabki olema. Olete kunagi arvanud, et kas roosat veini saab nii ka, et segatakse valge ja punane kokku? Ja. See on see klassikaline, et ma lahjendan punast veini valgega. Et tegelikult ongi siis roosa on nii-öelda lahja punane, väga lahja punane. Natukene, kas see on sinu oma või minu oma? See on sinu. Aha. Et võtke natuke suhkrut. Suhkrut keeb otsa.
Nii on nüüd võtke seda kuiva veini. Kas peab ära sulama? Jah, sul peab nagu suu magus olema, jah. No nii, kuidas teie veinikoolitus edeneb? See huvitav on niimoodi erinevaid maitseid seal proovida, et soolane ja ma pole enne niimoodi soola sidruni niimoodi testinud. Ega ma võin tunnistada, et ma veits roostes ma ise tuletasin ka meelde, endal on pole ammu teinud, et kunagi sai neid päris palju teha. Aga nüüd meil on lõunapaus pool tundi, kõht on tühi, esimesed veinid on juba keha seest soojaks teinud. Nüüd oleks vaja natuke sööki ka peale. Margo on meile siin lõunat valmistamas. Kallis! Te olete meie taluvloogis, mis teil öelda on? Jõuda hetk. Kuidas te kommenteerite ilmastikuolusid ja meie jäätunud veetorusid? Meil ei ole jäätunud veetorusid. No täna hommikul üks vets ei töötanud jälle. Veomajas on mingi error. Saamatus. See on lihtsalt... See on puhas saamatus. Ja. Mis viga noortel sedasi koolis käia, kui tuuakse Hindreku tallu veinide kustile? Et nüüd meil on see üldteooria osa läbitud ja nüüd me võime hakata Eesti veini degusteerima. Nii et ma valin neile välja 5 erinevat veini. Vaatame, mida head pakume. Aga muidugi, palun, mida ilma ja see on uskumatu, kui soojaks teeb päike kõik selle olemise. Super. Vaatame. Nii. Neile meeldisid magusamad maitsed. Ega ma neid kiusata ei taha, vaatame siis midagi head neile. Loodame siis, et see valik jätab noortele Eesti veinist uskumatult hea mälestuse. Palun kuulake, mis õues toimub. Sealt teevad linnud. Säde Malipuu! Koerad kadunud. Vaatan korra tibud ka üle. Tibudel on nüüd nii hea soe. Seal soojustatud pesas. Tšau, linnupojad, mis te teete siin? Kui sossu teil on. Kui sossu, ma tulen teile ussikesi pärast. Jaa, ma tulin teid vaatama, kuidas teil läheb siin. Teil on uus atribuut. Väga uhke. Tere. Nii, siin ootab mind 2 muna. Näete. Tublid kanad. No nii, Janet. Meie päev läheb edasi. 2-3 minutis. Jah. Ma räägin, et mis viga on niimoodi lastel koolis käia. Tegelikult, on ju? Aga me degusteerime, ega me ei joo. Ma tahtsin näidata enne, mul oli õun kotist. Lihtsalt, et igaks juhuks, et oleks midagi näksata. Jänku on käinud siin. Meie koolipäev jätkub Eesti veiniteega siis, et nagu ma ütlesin, siis Eesti veiniteega kuulub üle 20 veinitootja. See on selline muutuv arv. Iga kord tuleb keegi juurde ja vahel mõni jääb vähemaks. Ja meie siis selline missioon ongi Eesti veinikultuuri arendamine. Ja see märk, mis te siin näete, kui te näete sellist märki pudeli peal, te vaadata, ma olen lauale mõned pudelid toonud. Kui selline märk on pudeli peal, siis see tähendab seda, et see on Eesti veiniteele kuuluva veinitootja vein. See on kindlasti tehtud Eestis kasvatatud toorainest, ehk siis kas see veinitootja on ise ta kasvatanud või ta teab, kust see tuleb, kus ta Eestis on kasvatatud ja siis see vein on Eestis toodetud. Et see on selline meil endal kokku lepitud, et selline märk siis peal käib. Kas leidsite neid? Jah. Ma sain ju jõuluks selle avaja. Ma olen sellega nii vähe teinud. Kas seda müüakse muidu tavapoes? Ma arvan, e-poest. Nii, see käib nii, et sa pead lihtsalt selle ainult see vastu. Ja siis vajutad vist.
siis ta annab selle korgi. Ja ongi kõik. Ja vait. Jube lihtne. On ju. Aga väga äge. Ja väga ilus ka siuke efektikas. Jääb ikkagi ise kinni. Jah, vist ise otsustab. Nii, Järiste punase sõstra vein, rosé. Nii, USA-aluse on siis jällegi, ütleme nii, et ega minu lemmikveinitootjad ongi need, kellega me koos alustasime tihtipeale. Mitte, et uuemate tulijate seas ei oleks väga ägedaid pärle, on ikka. Aga lihtsalt kuidagi see seltskond, kellega alustada on alati tihtipeale see kõige algusem. Peaks juba ära õppima, et kui ma siia silla juurde tulen, siis siin alati läheb mingi hull pardi pere või ma ei tea, suguvõsa lendu sealt poolt kuskilt. Sealt, kui ma tagasi tulen, äkki ma siis suudan hoida meeles, et see on väga eepiline vaatepilt alati. Aga nagu te aru saate, olen ma oma 5-kildisel ringil, lähen teen jälle edasi-tagasi ja ma ei hakka muidugi rääkima, kui ilus siin on. Seda ma räägin juba iga kord. Ma võin kuskilt eelmisest vlogist võtta selle jupi. Kui ilus talv. Sellises talves ma tahangi elada. Sest tegelikult ma võin öelda, et see talv on jumala pekkis, sest meil on ikkagi majades kõik see veevärk ikka väga. Iga hommik on mingisugune väike üllatus kuskil. Ja nalja ei ole. Me vist peame jätma ära ühe biomaja ürituse, sellepärast, et ma väga kahtlen, et sellel ajal, kui me oleme Tais, et ma saan lubada seda, et mingi viimasel hetkel on mingisugune error. Et vist on õigem praegu see otsus ära teha, sest et kogu aeg igal hommikul on mingisugune jama, aga kui meid ennast siin ei ole, siis seda ei ole võimalik lahendada. Nii et need on need talvevõlud ja rõõmud. Aga ikkagi vaadake, kui ilus siin on. Lihtsalt jälle olen siin, kus on väga ilus. Kus on põhjamaine kargus ja need värvid. Kusjuures seal on praegu täitsa oranž. Ka kord on siin see suur pardivärk. Vaatame, kas ka nüüd, kui ma kaameraga olen. Tegelikult ma ajasin nad muidugi ennem ära. Vaatame. Ei ole. Kaks tükki. Parem kaks kui mitte midagi. Seal on. Mulle meeldivad need uinuvad kaunitarid siin reas. Lausa värvide järgi vaadake. Punane, kollane, hall, sinine. No super. On ikka tore, kui inimestel on ilumeelt. Tõepoolest. Ja vot, ongi jälle tehtud mu 5 kilomeetrit. See teeb mind õnnelikuks, see teeb mind terveks, kui ma veel saan päevavalgust, seda imeilusat taevast. Siis ongi päev korras. Nii, mis toimub meie veemaailmas? Mis siin on? Vana kraanikauss. Nii. Ja vanad torud, tuleb uus kraanikauss ja uued torud. Okei, mis biomajas toimub? Biomajas lähen kohe vaatan. Kõik sujub. Vesi on juba peaaegu olemas. Tegelikult. No tegelikult ka. Külma dušil on juba käia. Margo kinnitab mulle, et kõik saab korda, aga ma ei tea millal. Et uusi torusid panna.
Võta rätid teha siis vähemalt ehituse ajal, issand jumal. Palun. Seda siin elame. Suure kihutamisega oleme jõudnud lõpuks Tartusse. Ma olen kuskil väga uhkes uues ärimajas ja ma saan meigi. Ja kõigest tund aega hiljem on toimunud metamorfoos ja minust on saanud ilus inimene. No ma olen muidugi ilus inimene kogu aeg, ma tean. Te ei pea ütlema. Aga nüüd on selline lugu, et Margo läks Hindrakule tagasi, sest meil on kokakriis ja mina pean tegema veidike aega parajaks. Ma tahan käia korra kesklinnas Trade House'is. Ma tahan juukse koolutamiseks midagi. Ja siis tegelikult ma lootsin, et äkki ma saan sõbrannaga kokku, aga ta vist teeb tööd. Ma avastasin just sellise asja, et ma olen täielik maakas. Ma olen harjunud ju kogu aeg ükskõik mis hetkel filmima, aga inimeste hulgas on seda väga veider teha. Oleme jõudnud meie romantilisele väljasõidule Tartusse. Me oleme Sofia hotellis. Meil on õhtul restoranis õhtusöök ja mina lausa selle ilusa date nighti puhul lasin meigi teha. Kõik on väga-väga ilus. Ainukene asi, mida ei ole, mul ei ole meest. Ehk siis, kuna meil on praegu mingisugune, ütleme nii, et meil on palju kliente, palju tööd, vähe tööjõudu, siis Margo tõi mu Tartusse, võttis kaupmehest kauba ja sõitis tagasi Hindrakule. Ta peaks jõudma ilusti kella 6 siia. Siis tuleb Maigi teeb meist mõned pildid ja siis me läheme restorani. Aga lihtsalt see on nagu niisugune klassika, et ma räägingi kohe ära, mida me hakkasime taas elustama ja see on täpselt klassika, see on selle meie teitimise klassika. Ehk siis mõned aastad tagasi tuli minul selline tore mõte, et tuli meil selline tore mõte või et käime, et midagi teha, käime teitimas. Ma mõtlen, et see oli ikkagi pärast koroonat. Ja et käia Eesti muuseumites, ikkagi restoranides, et teeme siis niimoodi, et võtame selleks spetsiaalse aja. Tead juba abielus olnud ka ja pead nagu leidma selleks aega. Ja minu esimene date oligi näiteks, et läksime sinna Kumusse, siis läksime kuskile restorani ja niimoodi. Ja siis olid mingid spaas käigud. Ja selline klassika, nagu sa ikka, et kui sa mõtled, et sa teed mingit date nighti, et mida siis teha. Ja siis see ei kestnud väga kaua sellepärast, et meil siis tekkis selline asi, et mina nagu nägin hullult vaeva ja siis viimane date night meil vist oligi selline, kus oli Margo kord siis korraldada ja mina sõitsin veel, ma mäletan, Hindrakult tulin bussiga Tallinnasse, sest Margo pidi juba, mis iganes töö pärast olema seal. Ja siis tuli mulle bussijaama vastu ja siis, üldiselt Margo kingib ka mulle nagu lilli palju ja sedasi, aga ta oli kuidagi siuke nagu, ma ei oska öelda, nagu hästi töömõtetes alles. Ja siis läksime, siis ta ütles, et on depos vaja ära käia. Fine, issand jumaliga inimesel ikka on depos vaja ära käia. Ma üritasin aru saada, et mis see edasine plaan on, et kas siis tuleb mingi, mis me teeme, kus me lähme, sest me tegime nagu üllatusena seda alati. Ja depos ta käis ära, ma sain isegi lilled, depo lilled sain. See oli ka väga okei, depos on väga ilusad lilled. Ja siis istusime autos ja ma küsisin, et kus me lähme, mis me teeme. Siis Margo siiralt ütleb, et mul ei ole mingit plaani nagu, et ma ei tea. Mina kujutad ette, mul juba vererõhk mõnuga tõuseb, sellepärast, et issand jumal, mina kogu aeg kunnin teen, mõtlen, on ju. Ja siis ma ei mäleta, kuidas see õhtu lõppes kuidagi ala nii, et me käisime mingis kuskil kaubanduskeskuses enam-vähem söömas. Ja mina ütlesin, et okei, et sellega nüüd see meie praegune see teitimine lõpeb, et seda ei saa nagu teha niimoodi, et ainult üks panustab. Margo muidugi räägib, et see oli kindlasti hoopis teistmoodi, aga see on see, mida mina mäletan mugavalt. Ja okei, me tegime tollel ajal, praegu tean, et see oli nagu too much, me tegime, et
nädalas korra, noh see on nagu jõhker on ju, nii ei saa. Nüüd ma mõtlesin, et teeme siis nii, et üks korraldab 6, noh mõlemad korraldavad 6 ühe. Et see võiks nagu olla selline nagu mõistlik. Ja noh, mina siis korraldangi praegu seda Tartus käiku. Mulle täiega meeldib see Tartu, maitsev Tartu. See on kuu aega on Tartus restoranides erimenüüd, need on jumala head. Just linna turunduses on see väga hästi välja mõeldud. Et kõik restoranid sellest osa võtavad ja näed, meie ka nii-öelda Põhja-Eestist on ju, või noh, Kesk-Eestist, kuidas võtta, et tuleme kohale. Sest need on tõesti, see on nagu väga mõistlikud hinnad, et ma pärast, kui seal Fiis oleme ära käinud, siis ma vaatan, mis hinnad seal olid, et saad nagu mingi 3-käigulise ala mingi 30-40 euri eest, nii et noh, ikka väga tasub neid vaadata, neid pakkumisi. Vot, ja kuna Margo, see mul näen hea lammas välja, see nagu poolt plaanis, no vaatame. Kuna Margo jõuab hiljem, siis ma lähen käin vist siin ära Lõunakeskusesse. Üks asi, mis mulle nagu väga meeldib, on see, et sa saad otse nagu lähed siit, ma ei pea jopet, mitte midagi selga panema ja lähed kaubanduskeskusesse, Lõunakeskusesse, läheb siit nii-öelda nagu siseruumina või tunnelina või ma ei teagi, kuidas ma vaatan, kui sinna lähen. Toon meil äkki mingi mulli ja siis ühesõnaga, ta peaks mingi tunni aja pärast äkki jõudma. Väga ootan. Aga jah, sedasi siis vana abielupaar üritab romantikat teha, mees ei saa köögist tulema. Ja mina pean siin nüüd üksi olema. Ma ei saa aru, mis ma lammas olen. Mul olid need tangid, need läksid kaduma kuskile. Keegi laenas ja sinna need läksid. Ja siis käisin praegu ostsin uued, sest need on nagu, mulle meeldib, et need on sügavad. Aga praegu mõtlen, kas need on kitsama sellega või, sest mul olid nagu suuremad. Või siis on ta lihtsalt korraks selline. No ma ei tea. Ei noh, miks mitte. Nii. Ja siit saabki otse Lõunakeskusesse juhu. No ühesõnaga, iga shopahoolik unistus talvel. Ta ei pea mitte kuskile higistama minema oma kasukatega, vaid saab otse minna shoppama. Seda teavad juba kõik. See on kasti need lõhnavad. Palun. Mingi shopake terviseks. Mäletate, ma lubasin Gonzo kingadega käima hakkama, minu uusaasta lubadus. Äkki hüppan siit läbi korra kuskilt. Praegu on muidugi poodides saapaeg. Mulle väga meeldib Lõunakeskuse haljastus. Käisin poes. Tõin omale mingit juuksevärki. Ja tundub, et ma saan ennast väheke viisakamaks. Ja kuna ma ostsin mulli, mis oli olnud külmas ja külmkapis on semisoe, semikülm, siis ma näitan, mis ma tegin. Ma kinnitan teile, et see on turvaline. See on väga turvaline viis, kuidas panna vahuveine uue. Kallis, kuidas sa kommenteerid seda fotosessiooni, kuidas muidu meeldis? Mulle väga meeldis. Margo oli teksades ja saapad jalas ja mina olin pesuväel. Me oleme jõudnud magustooduni ja me oleme mõlemad jumala vaimustatud. Mina ei jaksa süüa, aga Margo on viimased ampsud. Aga see on tõesti väga hea. Täpselt nagu oleks õun, õunasüda. See on tegelikult, ma ei teagi, kuidas see oli küpsetatud? Madalal 2 kuud. Lihtsalt tõmmatakse vaakumisse ja jätakse sisuliselt toon temperatuurile. Ühesõnaga,
ma olen väga-väga rahul selle õhtusöögiga. Dessertplain Tokai, mega hea. Teenindus imeline. Nii et no siin ei olegi nagu selles mõttes, kuna see on ikkagi kvaliteedimärgiga restoranid, siis mul ei olegi nagu kahtlust. See interjöör mega mennu, teenindajaga ennem rääkisin. Ja siis ta ütles, et neil tegelikult see on täiesti uus, et varem oli samamoodi nagu hotellitoas nagu sellist natuke oranžikat tooni, aga et nüüd on siin tehtud remont ja mingisugused maalähedasemad toonid. Mulle meeldib, tegelikult oleme ausad, mulle meeldivad need pruunikad ja sellised mõnusad rohelised ja kõik siuke näha on, et selline mõnus maitsekas. Et väga kiidan heaks selle restorani ja Mari tahab teha meil sellist asja, et ta ütles, et kui me tuleme Tais tagasi, et me teeksime emme ja tütre väljasõidu ja siis ma täitsa mõtlen Tartu peale praegu, sellepärast et siin on nii lahedad need hotellid, kus sa saad nagu hotellist otse, sa ka nagu talve ennast riidesse panema, see on väga-väga mõnus. Nii et jah, Tartut tasub avastada, see on alati väga tore. Nii, siin on siis templikaardid, et kui te külastate siis enne 58 grupi restorane, siis on võimalik siis osaleda loosimises, mis on siis erinevad kodumasinad, vinkekaardid ja siis toidureis siis Viini. Viini näita, nendega saab viini. Kus ma pean käima siis? Siin on Humal, Campus, Barbara Leel ja Pompei restoranid. No super. Ja. Ja nüüd ma näitan oma armsale abikaasale, kui tore on siin Sofia restoranis käia ja minna, see oli siit, minna Lõunakeskusesse. Tee veel. No mine, no proovi nüüd. Ma ei saa, mul on kõik võinud uksed. Käi siukse vana mehega siis. No proovi nüüd, tee mingi väike hüppe. Ma ei julge lõpata, mul ei plõks läbi sul ukses. Kallid inimesed, võtke omale nooremad mehed. Minu oma enam ei hüppa. Mul saab põlv verveks kohe hüppa, nii et vähe ei ole seda. Me oleme sinuga ikkagi puuinimesed, sellepärast et ma ennem filmisin seda, kuidas mulle meeldib see haljastus, sinu tulbid ja tulbid lõhnavad või need platsindid lõhnavad. Me oleme praegu siin poes ja vabandust, ma ei saa midagi teha, ma jõin lihtsalt veini restoranis, aga... Proua läheb puhta värska vee peale nüüd üle. Jah, aga ühesõnaga käisime mööda poodi ringi ja meil oli see baari dünaamika jälgimine. Sest ma hakkasin mõtlema, vaatasin neid kurjasid naisi ja ma sain aru sellest, et ma olen nii õnnelik naine. Nagu mul on üldiselt ikkagi nagu kõik väga hästi. Suures plaanis mu mees mind närvi ei aja, üldiselt täidab kõik mu soovid, aga siin on nii kurjad naised nagu. Ma ei kujuta ette nagu, miks sa elad sellist elu, kus sa üldse õnnelik ei ole. Nagu kurja näoga. No vaadake mu muidu, mul on võlur. Nii, vaata nüüd. Enam ei ole näinud välja. Ta siit välja tuli, ta oli lihtsalt nii lekrit täis. No näite. Mis ma näitan? Ei ole enam. Kas te võite mulle ühe tšeki veel lasta? Mul on ühte tšeki veel vaja. Ma väga soovin ühte puhkat veel. Mine seda raamatu üle äkki sööb seda ära. Ja aitäh. Näete? Näete, jah. Okei, Kalla, hea võlur. Võlur. Nii, lähme. Ühesõnaga, selline on elu võluriga. Jah, võluriga. Kas sulle meeldis meie teit? Jaa, midagi sellest. Me leppisime kokku reeglid. Meil võib olla ka topeltteit, näiteks nüüd me lähme ju Taisse. Ja jumala eest, mul ei ole midagi selle vastu, kui meil on topeltteit Mallu ja Märteniga, kus sa võid Märtenil lasta uurida, kus on Tais tore käia. Või ise uurida Märteniga. Märten on Tais käinudki. Viimed on Tais. Ei ole va? Ei ole midagi. Okei. Minu mõelest ei ole. Igal juhul. I love to date. Ja seda on tore teha oma abikaasaga. Ja nüüd me lähme jälle oma Sofia hotelli ja saagu romantika.
Saagu-romantika, näed, siin on igast ägedad ilusad Eestimaa pildid. No vaadake seda, see võiks olla tehtud ju Esnajõel. Need ongi Esnajõel tehtud. Ei ole. Ma teen nalja. See on, ma arvan, et Kaevuskaja kuskil kandis. On jah. No võt, ma lihtsalt ei ole Esnajõel käinud. Happiness. Oh, no nii, musi, mesinädalad läbi. Sa oled jälle kuigitoimkonnas. 50 inimesele suppi. See on kumba? No, soe. Suppi keetmas. Ja. Kõik sul? Mind just kutsuti peomajja, et Margo jäi autoga kinni. Ta just läks viima sinna seminarile suppi. Minu arust läks ta paljajalu ja oli jäänud sinna kuskile kinni. Aga nüüd Janet helistas, et ei ole vaja enam mind, et nad said ta välja lükata. Ja nüüd ma ootan teda. Oi, kes siin on? Su kullakene. Tule, ma lasen su välja. Juraki vastu puud. Selline mees mul on. Võitsin Juraki vastu puud. Mul on kokku. Näe, vaata. Jaanus on selle tee lükanud teise koha. Oh my god. Puutükk on küljes. Aga... Kuulge, see auto on väga must. Me oleme jõudnud oma sellise töise perioodiga viimase juubelini. No vaadake, kuidas hakkab juba kevadet mängima. Ja, täpselt niiviisi ongi, et see hästi kiire periood saab läbi. Meie läheme väikesele puhkusele. Liivi jääb kutsade, kanade ja kassi ja jänkuga maale. Ja mõned seminarid on, aga sellist, et iga päev ja kogu aeg on midagi. Seda õnneks ei ole, et ma saan äkki natukene nii-öelda ka nagu sellest muretsemisest puhata. Muretsemiseks ei ole mitte mingit muud põhjust kui ainult see, et lihtsalt nii külm on ja meil on olnud siin ikkagi 1,2 toimetamist sellega seoses. Aga siiski võib öelda praeguseks, et vist kõik on laabunud suuremate kadudeta ja loodame, et hoiab niiviisi nüüd edasi. Nii, ja kuidas, Janet, sina vastu oled siis pidanud selle kiire aja? Täitsa hästi. Vahepeal ikka saab natukene hinge ka tõmmata ja... Janet on meil nii tubli. Vaata, kiita tuleb alati. Aga Janet on väga tubli, nii et Janetit on väga lihtne kiita. Siin saab korralikult süüa. Jah, seda saab. Seda saab, ja. Ja eriti heal päeval saab ka veini. Kõik kosutavad olemas. Kuulge, see päike on ju... See on ju päris päike. Päris soe. Kui mõnus. Ma pean käima veel korraks, nüüd on pargi siia. Ma pean käima veel korraks Paides, me just tulime tegelikult. Ma pean käima, kuna ma unustasin Pauli Paidesse. Me tulime Neemest, läksime Heleri juurde, siis käisime kiiresti poest läbi. Tulime maale, ma unustasin Pauli Paidesse, nii et jah. Toas võttis mind vastu praegu jõhker kassikusais. Ma ei tea, miks ja kus ta on nüüd meil midagi teinud, aga vaadake mammutuba. Täna me peame... Joo, siin on siin kullapit ja linnupoja, joo, teine ka. Tiri. Täna me peame saama... Täna me peame selle toa valmis saama, sest meil on ainult homme veel aega filmida, see on meil ühe koostöö raames, aga... Oi, kui mõnus, jaa. Ja ma kohe lähen otsima, kas meil on seda alkoholivaba mulli või ma pean poest tooma. Ma tulen suga kaasa, vaatan siis. Kas sa oskad öelda, miks siin siuke kassikusais on? Ei oska öelda. Väike keldris käik. Aga noh, millised ilusad kurrikad. Nii, aha. Siin on lukus. Nii huvitav.
tegelikult on sügavad miinuskraadid, aga päike on nii soe, et on siuke mulje, nagu oleks sula. aga ei, lumi on täiesti helbes. muidu pannakse, jäetakse uus lahti. Ma tean seda. Hakkasin täna õue tulema ja kõnniringile ja avastasin, et aku nii tühi. Nii ma nüüd tegin kiiresti ta 20% peale ja nüüd tuleb loota, et peab vastu. Nii et väga vist ei saa siin vlogitada. Aga lähme käime Paides kohe ära ja lähme vaatame sealt Bibi õmblusstuudiost või mis oli Bibi käsitöö. Lähme vaatame mammule sinna uude tuppa voodipesu. Ma ei kujuta ette, millal see tuba nagu valmis pannakse, sest et ma ei tea, ühtegi töömeest ei olnud. Kõik on seal pooleli, aga noh, ju siis tuleb loota, et saab, sest homme peame selle väikse klipikese kokku monteerima ka või noh, vähemalt ära filmima. Sest enne kui reisile lähme. Vaatame siis, loodame parimat. Jep. Mon Bibi. Ma kogu aeg unustan ära, mis see nimi on. Et ma tean, et selle nimi koha on Bibi, aga Mon Bibi, jäta meelde, Mon Bibi. Ja Anita näitab mulle privaat. Mis teil vilgub siin? Saan privaat selle. Ja siis, kui ma Taist tulen tagasi, siis ma tulen siia ka helpekeesse. No nii, siin on küll värvi küll ja küll. No Mari, tule valima. Milline tore isa ja tütre kvaliteetaeg. No aga ega tegelikult ongi see asi, ega siis lihtsalt see on... Ma filmin. Kas on tore? See on fantastiline, see on nii tore, kui sa lapsele näidata, mismoodi kõik asjad töötavad ja toimivad ja see on õnneks nii lihtne asi. Täpselt. Lihtne ongi. See on nii lihtne. Ma tahtsin öelda, et see ongi lihtne. Kui sa mingeid legosid kokku panna. No, aga see ongi. Palju sa panid lastega legosid kokku, ma arvan, et see ongi nüüd. Kvaliteetaeg. Kusjuures nende kokkupanemine on alati nagu parem, saad nagu tulemuse, mida sul on jupiks ajaks vaja legodega, on alati see, et sa pead pärast otsima koha kõigepealt enne seda, kui seda 2 aasta pärast ära viskad, et kui seda 8 aastaks paned. Mul on kõik legod alles, mis mul on olnud. Täna on pühapäeva hommik, meie viimane hommik enne puhkust. Ja teate, meil oli hästi toimekas nädal, on ju, see on üks asi. Teiseks me kolisime Mari tuba ümber, see on teine asi. Kolmandaks, ma ei tea, mis on kolmas põhjus, aga palun, öelge mulle palun, kuidas saab üks kodu muutuda selliseks? Nii, hakkame siis siit liikuma. Seal oli veel enam vähem. Nii, siin on igasuguseid madratseid. No okei, need lähevad põletusse. Nii, siin lähevad põletusse. Mis sa kraunud? Tuule välja, kullakene. Nii, siis see on köök. Okei, see on veel eilse peo järgselt pole ära koristatud. Mul abikaasa sööb, mida sa sööd? Angerjalt. Purgist. Okei, nii. Siin enam ei ole nagu vabandusi, sest et mis siin toimub? Miks see tuba nii segamine on? Mis siin toimub? See on õudne. Kus meil Jänku on? Jänku ootab ka süüa. Nii, ja see on nüüd meie magamistuba, mis just oli perfektne. Perfektne. Mari, sinu toa ehitusest on saavutatud täiuslik segadus. Nii et põhimõtteliselt ma pean selle ikkagi nagu mingisse normaalsusesse taastama. Ja ma ei ole õnnelik selle üle, sest et mul on nagu igas kodus mingisugune tohutu bardakk praegu. Ja tegelikult ma tahaks kõike muud teha kui seda. Nii, vaniba. Palun selgitaks üle, miks sa oled alasti. Ma ei mahtud sinna kappi. Meil on pesumasina. Mu mees tuli praegu paljalt kapist välja. Ma ei tea, kas on hea või halb märk. Siia, küll pesumasina taha pidi mahtuma. Küll peab taha. Siia auku või? Jah, sinna taha mahtusin. Me ei tahtnud särki ära määrida. Issand, ma tahan nii väga puhkusele minna. Mul on nii kopis sellest jumarast. Vigastustega on igati pidi. Õudne. Kell on saanud märkamatult, ma ei tea, kui palju juba. Ja Mari tegelikult tahab panna vlogi kokku. Mina olen juba spreitatud. Põsed on nii punased. Käisin ju enne seda kiiruga ringil. Ja homme siis
väike puhkus, 2 nädalat mõnusasti Tai kuningriigis ja kindlasti teeme midagi toredat seal ka. Ja siis midagi külmas vastu ja meie siis varsti saadame teile troopilisi tervitusi.